Aastaid on Venemaa kasutanud Kaliningradi eksklaavi, et kujutada endast pidevat ohtu Balti regioonile ja NATO idatiivale. Kuid nüüd on antud hoiatus. Kui mängite tulega, kaotate Kaliningradi. Üks võtmetähtsusega Balti ametnik ütles just Venemaale, et NATOl on kõik vajalik, et kogu Kaliningradi kindlus maatasa teha. Putini haare hakkab nõrgenema. Kui ta läheb liiga kaugele, saab Kaliningradis taas Euroopa Königsberg. Selle väite esitas Leedu välisminister Giedris Budrys. 18. mai intervjuus tunnistas ta, et Putin on teinud kõik, et muuta Kaliningrad väikeseks kindluseks. Õhutõrjesüsteemid on saadetud eksklaavi, tõenäoliselt valmistudes selliseks õhurünnakuks, mida NATO selle vastu korraldaks. Kaliningradis on raketiheitjad ja palju muud, mida Putin püüab kasutada NATO idatiiva ähvardamiseks, aga see kõik ei loe. Budrise jaoks on NATO jaoks võtmetähtsusega näidata Putinile, et allianss suudab Kaliningradi purustada, millal iganes ta soovib. Siis tuli sõnum. NATOl on vajadusel võimekus hävitada sealset Venemaa õhutõrjet ja raketibaase maatasa. See ei ole hooplemine. Selle väitega ei kaasne mingit arrogantsi, nagu näitab ka Budrise märkus, et NATO peab võtma Venemaa poolt idatiival kujutatavat ohtu palju tõsisemalt. Siin näeme lihtsalt fakti konstanteerimist mehe poolt, kes teab, et Venemaal oleks liiga palju võita, kui NATO usuks, et Kaliningrad on läbitungimatu. Vähemalt on see fakt Budrise silmis, sest ta on sisuliselt ähvardanud Putinit võimalusega, et Kaliningrad võib taas Königsbergiks saada. Aga kas NATO suudab tõesti Venemaa kindluseks muudetud eksklaavi maatasa teha? Lihtne vastus on jah, ja me selgitame kohe miks. Esiteks, Venemaa ei ole rahul Budrise ja tema hooplemisega. Vaid mõned tunnid pärast Leedu välisministri kommentaare saatis Putin oma lemmikpressiesindaja Dmitri Peskovi vastulausega välja. Nagu Venemaa puhul tavaks, oli see avaldus täis silmakirjalikkust ja kummalist enesega rahulolu, mis püüab varjata tõsiasja, et Venemaa on nende väidete pärast rohkem mures, kui ta välja näitab. See avaldus on peaaegu hullumeelne. Ma ei arva, et seda tuleks tõsiselt võtta. Pigem näitab see sealsete poliitikute jultumust, ütles Peskov ja lisas. Niivõrd jultunud poliitikud suudavad vaevalt läbimõeldud või peeneid samme astuda. See on hea. See tuleb riigi pressiesindajalt, kes arvab, et peened sammud tähendavad lihaviskamist Ukraina lihaveskisse. Ja mis puutub poliitikute jultumusse, siis Peskov hoiatab sageli läänega eskalatsiooni eest alati, kui Ukrainale mingitki toetust näidatakse. Tuleme tagasi Budrise ja tema kommentaaride juurde. Leedu välisminister ütleb, et Kaliningrad on probleem, kuid NATO saab selle tõstatada. Tal on mõlemas asjas õigus. Venemaa on tõepoolest muutnud Kaliningradi kindluseks. Ja seda tööd alustati juba enne, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse. CNA, mis on riikliku julgeoleku analüüse pakkuv mittetulundusühing, märgib, et Kaliningradi sõjaline jõud oli suhteliselt nõrk 1990-ndatest kuni 2016 aastani. Siis muutus midagi. Pärast Venemaa esimest agressioonikampaaniat Ukraina vastu hakkas Venemaa seda eksklaavi tugevdama. See tugevdamine eskaleerus 2021 aastal, kui Venemaa saatis Kaliningradi 11. armee korpuse andes eksklaavile kuni 18 000 sõduri suuruse väe, samuti raketid, sõjalaevad ja muud relvad, nagu tankid, suurtükid ja mobiilsed raketiheitjad. Oblastis on ka hävituslennukid, peamiselt Venemaa Su-30, Su-27 ja Su-24 lennukid ning Balti laevastik, kuhu kuulub 52 Venemaa pealveelaeva, paigutab regulaarset laevu eksklaavi. Vladimir Putinil olid selgelt plaanid eskalatsiooniks Ukrainas, nagu me hiljem teada saime, kuid alustas Venemaa täiemahulist sissetungi 2022 aasta veebruaris. Kõik, mida ta enne seda eksklaavi saatis, pidi seda tugevdama, et Kaliningrad võiks olla oht NATO idatiivale nii enne kui ka pärast sissetungi. Mõte oli Ukraina kiiresti vallutada, muutes selle Vene territooriumiks, mis koos Nuku Valgevenega ja Kaliningradiga tekitaks NATOle tõsiseid probleeme. See plaan ei õnnestunud, sest Venemaa alahindas Ukrainat tohutult. Aga Kaliningrad seisab endiselt väikese kindlusena. Leedu välisminister ütleb lihtsalt, et NATO suudab selle maatasa teha ja ta pole ainus, kes nii arvab. Sarnane kommentaar on varemgi tehtud, ainult palju ülemeelikumas vormis. Juba 2025 aasta oktoobris lükkas endine USA armee Euroopa vägede ülemjuhataja Ben Hodges naeruvääristas Venemaa poolt Kaliningradi rajatud kaitserajatisi. Kui Venemaa ründaks Poolat samamoodi, nagu nad ründasid Ukrainat, hävitaksid NATO õhujõud ja maismaaväed nad, väitis Ben Hodges, lisades, et Kaliningrad kõrvaldatakse iga Venemaa ja NATO vahelise konflikti esimestel tundidel. Ja muretsema ei peaks ainult see eksklaav. Kui NATO oleks tõsine, kaotaks Venemaa kiiresti ka Krimmi koos oma võtmesadama Sevastopoliga, hoiatas Ben Hodges. Siin on üks oluline märkus, kuid me jõuame selleni, nii et jääge meiega.
Vaid mõned kuud enne seda, kui Ben Hodges oma kommentaare tegi, ütles midagi sarnast ka teine USA ametnik, USA Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Christopher Donahue. Ta väitis, et NATO strateegia Venemaaga toimetulemiseks idarindel, juhul kui sõda peaks algama, hõlmab Kaliningradi kiiret hävitamist. Donahue lisas, et standardiseeritud süsteeme juba arendatakse, et täiendada piirkondlikke kaitseplaane, mis on juba pikka aega kehtinud, ning ta rõhutas, et kontroll õhu- ja mereala üle Kaliningradi eksklaavi kohal ja ümber selle oleks võtmetähtsusega selle alistamisel. Peale selle Donahue eriti midagi rohkemat ei öelnud. Ta ei kavatsenud NATO plaanide kohta saladust avaldada. Siiski ei saa me jätta küsimata, milline oleks NATO plaan, kui otsustatakse, et Kaliningrad tuleb taas Königsbergiks muuta. Meil on 3 ametnikku, kes peaaegu aasta jooksul väidavad, et Venemaa ei saa midagi teha, et takistada NATOt selle enklaavi piirkonnas. Aga kui see nii on, siis mida NATO plaanib teha? Need ametnikud ei pruugi rääkida, kuid meil on mõned ideed, kuidas Kaliningradi hävitamine võiks välja näha. Aga enne kui selleni jõuame, tuletame kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui leiad kanalist väärtust, siis ära unusta tellida, et sa ei jääks ühesti meie videost ilma. Nii et plaan hävitamiseks. Siin on, kuidas see toimiks. Esiteks oleks mereblokaad kindlasti päevakorras, eriti kui NATO otsustab mitte lihtsalt Kaliningradi õhurünnakutega maatasa teha. See blokaad toimiks NATO kasuks puhtalt mereväe jõu poolest. Venemaa Balti laevastik ei ole piisavalt tugev, et blokaadis läbi murda ja Musta mere laevastik on meres, mille järgi ta nime on saanud Lõksus, sest Türgi ei luba sõjalaevadel läbi väinade Mustale merele liikuda. Ja isegi ilma selle tegurita on NATOl lihtsalt võimsamad ja kaasaegsemad laevad kui Venemaal. Lisaks on NATOl üldiselt lihtsalt rohkem laevu. Tema mereväes on 2818 alust, samal ajal kui Venemaal on statistika järgi 747. Palju sõltub sellest, kui palju neist laevadest saab tegelikult Balti piirkonda blokaadi jaoks saata. Kuid kuna enamik NATOst asub Euroopas, ei tohiks piisava hulga laevade kohale toomine olla liiga suur väljakutse, eriti kui NATO on sõjas Venemaaga sama pühendunud, nagu rünnak Kaliningradi vastu viitaks. Asümmeetriline sõjapidamine oleks aga väljakutse. Venemaa on oma sissetungi käigus Ukrainasse õppinud palju droonide kasutamise kohta sihtmärkide ründamiseks, kuid Ukraina oleks samuti tegur Kaliningradi hävitamisel. Kui NATO võitleb Venemaaga, siis Ukraina ei kavatse kõrvale astuda. Tõenäoliselt saadata droonid eksperte, nagu ta on teinud ka Pärsia lahe piirkonnas, et aidata NATO mereväel paigutada püüdureid Vene Shahedi droonidega tegelemiseks. Ukraina pakuks ka ligipääsu oma meredroonidele, nagu Seababy, mis on juba tõestanud, kui tõhusad nad võivad olla Vene laevade hävitamisel. Kolmandik Musta mere laevastikust, mille Ukraina droonid ja raketid on hävitanud, kinnitab seda. Blokaadi eesmärk on lihtne, takistada Venemaal viia vägesid, varustust, tarvikuid ja muud Kaliningradi läbi Läänemere. See jätaks Venemaale ainukeseks võimaluseks tugevdada Kaliningradi Suwalki koridori peale selle, mida nad juba on eksklaavis teinud. Aga see kõik on ettevalmistustöö. Tegelik hävitamine toimub kiiresti ja on osa mitmevaldkondlikust plaanist. See on peen viis öelda, et NATO kasutaks selle eksklaavi vastu kõike, mis neil on, et see võimalikult kiiresti maha võtta. Arvuline ülekaal mängiks taas rolli. Kuni Euroopa, NATO toetavad Ameerika Ühendriigid ja Venemaa igal rindel numbrite mängus teisele kohale. NATOl on rohkem sõdureid, lennukeid, laevu, suurtükke, rakette ja soomukeid. Kõiki neid ei lähe vaja, vähemalt Kaliningradi halvavas pommitamises, kuid rünnak oleks jõhker ja kiire. NATO saadaks häkkerid Venemaa radarite ja juhtimissüsteemide segamiseks. Elektroonilise sõjapidamise süsteemid, tõenäoliselt Ukraina poolt tarnitud, kasutatakse selleks, et võimalikult paljud Vene droonid kursilt kõrvale juhtida. Ülejäänu teeksid ära laevadele paigaldatud õhutõrjesüsteemid. Kõik droonid, mida Venemaa saadab Krimmist või mandriosast, peaksid samuti läbima Ukraina, Balti riigid ja Poola, et jõuda Kaliningradi. Seega nende riikide õhutõrjesüsteemid nõrgestaksid samuti Venemaa vasturünnakut. Pommilennukid, hävitajad, allveelaevad ja sõjalaevad võiksid tulistada Kaliningradi eksklaavi pihta järjestikku tiibrakette ja pomme, umbes nii nagu nägime, et USA tegi operatsioonis Operation Epic Fury Iraani vastu. Eesmärk oleks rünnata nii tugevalt ja kiiresti, et Venemaal oleks vaevu võimalik vastata. Seega toimuksid need löögid tõenäoliselt samal ajal, kui NATO kehtestab blokaadi, mitte enne seda. Blokaad jääks siis kehtima nii kauaks kui vaja, et Kaliningradi jäänused näljutada kõigest, mida neil oleks vaja isegi vähimakski võimaluseks omaenda pealetungi alustamiseks. Ja Venemaal on veel üks probleem. Kaliningradi pindala on vaid veidi üle 15 000 ruutkilomeetri. See ei ole just palju territooriumi, et taluda NATO ülekaalukat õhu- ja merekampaaniat. Samuti ei ole see kuigi suur territoorium, mille maaväed peaksid Venemaalt ära võtma. Nii et kui Budris ja teised ametnikud ütlevad, et NATO suudaks Kaliningradi maatasa teha, siis nad ei valeta. NATOl on kõik, mida vaja, et Venemaa eksklaavkaardilt pühkida ja see Euroopale tagasi võtta.
Aga te võite mäletada, et mainisime ühte olulist asjaolu, mis kindlasti mõjutaks võimalikku plaani, mille just välja tõime. See asjaolu on Ameerika Ühendriigid. Ja Budris selgitab, miks see nii on, öeldes: paljud meie plaanid põhinevad endiselt eeldusel, et Ameerika annab olulisi sõjalisi võimekusi, nagu satelliitluure. Kuid kui me tahame Euroopat iseseisvalt kaitsta, peame kõik ümber mõtlema, kaasa arvatud tuumaheidutus. Leedu välisministril on õigus. Suur osa sellest jõust, mida NATO kasutaks Kaliningradi vastu, sõltub USA-st, olgu see siis tehnoloogilises plaanis või luureinfo jagamises. Lisaks mängib USA võtmerolli, andes NATOle tuumaheidutuse, mida on vaja, et võimaldada tavarelvastusega sõjalist kampaaniat Kaliningradi vastu. Jällegi toob Budris selle fakti esile, lisades: tuumariiki nagu Venemaa ei saa heidutada ilma meie enda tuumatasakaaluta. Kuni USA tuumagarantii kehtib, saame meie eurooplased keskenduda konventsionaalsele rindele. Numbrid kinnitavad tema väidet. Arms Control Association märgib, et Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, mis on ainsad 2 NATO liiget peale USA, kellel on tuumarelvad, omavad kokku vaid 10% sellest, mis Venemaal on. USA osalemine mängus toob tuumatasandil tasakaalu, mis tähendab, et NATO võib riskida konventsionaalse rünnakuga Kaliningradi vastu, sest igale Venemaa tuumarünnakule saab vastata samaga. Aga kui USA võrrandist välja võtta, siis muutub kõik. Euroopa NATOl oleks endiselt piisavalt tulejõudu, et vallutada Venemaa kindlus. Kuid seda tehes seisaks ta silmitsi riskiga, et Venemaa ei vasta mitte tavarelvadega, vaid tuumaarsenaliga, mis ületab kaugelt kõik, mis Euroopal on. USA vastukaal on Kaliningradi plaani suur kitsaskoht. Ja see vastukaal ei pruugi olla enam nii usaldusväärne kui varem. 19. mail teatas Defense News, et USA Donald Trumpi administratsiooni ajal plaanib öelda oma NATO liitlastele, et Ameerika kavatseb vähendada oma sõjaliste võimete hulka Euroopas. See väide pärineb 3 nimetamata allikast, seega tuleks sellesse suhtuda teatava ettevaatusega. Aga Ameerika plaani põhituum näib olevat vähendada nende vägede kontingenti, mida nad pakuvad niinimetatud NATO väemudeli jaoks. See mudel on sisuliselt jõudude reserv, mida saab kiiresti aktiveerida, kui tekib konflikt. USA võib valmistuda vägede ja varustuse eemaldamiseks sellest reservist, mis on kuulujutt, millel on teatav tõepõhi all, kuna Donald Trump on varem väitnud, et ootab Euroopa NATO liikmetelt peamise vastutuse võtmist kontinendi kaitsmise eest. Kas see väljaviimine tegelikult toimub ja kui kiiresti see oleks, kui USA selle ellu viib, on peaaegu ebaoluline. Peamine punkt siin, ja selle toob välja ka Budris, on see, et USA on Kaliningradi hävitamise plaani jaoks hädavajalik. Trumpi ajal on suhe NATO ja USA vahel sageli olnud keeruline. See ei aidanud olukorda, kui ükski NATO riik ei tulnud USA'le appi ega toetanud Operation Epic Fury ajal. Trumpi administratsioon polnud sellega rahul, hoolimata sellest, et teistel NATO liikmetel polnud kohustust liituda sõjaga Pärsia lahes. Trump on samuti väitnud, et USA lahkumine NATOst ei ole enam arutluse all, mis näib tähendavat, et ta on oma otsuse USA lahkumise kohta juba teinud. Muidugi pole see nii lihtne. 2024 aastal vastu võetud seadusandlus Ameerika Ühendriikides takistab igal USA presidendil anda korraldust USA lahkumiseks NATOst, välja arvatud juhul, kui selleks on kas 2/3 senati enamus või kongressi vastav otsus. Aga kui Trumpi administratsioon leiab, et neil on täielik lahkumine blokeeritud, siis The Guardian märgib, et nad võivad alati USA väed ja komandorid Euroopast ära tuua. Aga suurem osa sellest on spekulatsioon, kuid see näitab, miks Budris toob esile USA tähtsuse kogu Kaliningradi plaani jaoks. Oletame, et USA ja NATO teevad koostööd ning Kaliningradi neutraliseerimine võiks olla lõpule viidud. Järgmine küsimus on, kas sellist plaani üldse vaja läheb? Budris näib arvavat, et jah. Ta ütleb, mõte, et konflikt Moskvaga mõjutaks ainult Venemaa vahetuid naabreid, on ohtlik eksiarvamus. See on osa Vene propagandast. Teisisõnu, ei saa Euroopa ja NATO eeldada, et ükskõik milline konflikt piirduks ainult Balti piirkonnaga. Kaliningrad oleks probleem kogu idarinne jaoks ja kui sellega kiiresti ei tegeleta, võiks Putin seda kasutada Balti riikide hõivamiseks ning tugeva Venemaa kaitse loomiseks üle kogu idaosa. Mis näib peaaegu nagu sõjaväeline eelpost, võib kiiresti muutuda palju enamaks kui lihtsalt ebamugav naaber, kui NATO ei tegutse kiiresti. Suwałki koridor on eriti suur probleem. See kitsas maa-ala, mis ulatub Leedu ja Poola vahel, ühendab Kaliningradi ja Valgevenet. Peamine mure on siin see, et Venemaa võib ühel päeval nendest piirkondadest alustada kaheharulise rünnaku, et hõivata koridor ning seejärel laieneda nii Poolasse kui ka Leedusse. Kaliningrad ei pruugi omaette olla suur oht, isegi koos sõjalise jõu kasvatamisega, kuid kui mängu tuleb ka Valgevene, siis on NATOl probleem ja see probleem võib kiiresti reaalsuseks saada. Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka teatas 12. mail oma riigivägede sihipärasest mobiliseerimisest, ilmselt mingisuguse maismaa-operatsiooni ettevalmistuseks. Valgevene ja Venemaa osalevad ka ühises sõjalises operatsioonis, mis algas 18. mail ja mille käigus näib harjutatavat taktikaliste tuumarelvade paigutamist Valgevene territooriumile. Kaliningradi neutraliseerimine võib muutuda vajalikuks, kui Valgevene jätkab oma praegusel kursil.
NATOl on palju lihtsam Lukašenkoga toime tulla, kui ta tegutseb ainult Valgevenest, kui siis, kui Valgevene ja Venemaa suudavad võtta Suwałki koridori ja luua kaheharulise rinde NATO idatiival. Nii et Budryse sõnum on selge. Venemaa saab kiiresti teada, kui haavatav on Kaliningrad, kui Putin jätkab pingete eskaleerimist. Ja huvitaval kombel võiks NATO, eriti selle Ida-Euroopa liikmed, isegi väita, et neil on teatud õigustus Kaliningradi hävitamiseks. Birminghami ülikooli professor John Bryson Ühendkuningriigist märgib, et Kaliningrad on Euroopa geograafias omamoodi anomaalia. Väga veenvaid argumente võiks esitada selle territooriumi muutmiseks iseseisvaks linnriigiks või isegi selle tagastamiseks ajaloolisele emamaale, kirjutab Bryson. See emamaa oli kunagi Saksamaa, nüüd võiks väita, et see on Poola. Igal juhul on Kaliningradi suhtes nõudeid ka väljaspool Venemaad ning kõik need nõuded hõlmavad territooriumi taastamist sellisena, nagu see kunagi oli. Kui NATO hävitaks Venemaa väed, muutuks Kaliningrad taas Königsbergiks. Kui Budryst uskuda, siis Venemaa ei suudaks seda kuidagi takistada. Ja pole nii, et Kaliningrad oleks ainus territoorium, mille üle Venemaa vaevu kontrolli hoiab. Krimm on samamoodi selles nimekirjas, kuna Putin annekteeris selle ebaseaduslikult 2014 aastal. Ukraina pole seda annekteerimist kunagi aktsepteerinud. Nüüd saab sellest, mis pidi olema Venemaa peamine kindlus, hoopis vabastuskampaania sihtmärk, mida pole varem nähtud. Kaliningradi purustamine toimub kiiresti. Krimmis lammutatakse Venemaad tükkhaaval ja saate teada, kuidas see käib, vaadates meie videot. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie kanali analüüse. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!